2026. aasta 4. aprillil laadis 26-aastane tootejuht Pekingis Hiinas faili üles GitHubi. 48 tunni jooksul laadisid miljonid Hiina tehnoloogiatöötajad selle alla. Tema video sellest failist kogus ainuüksi Hiinas üle 5 miljoni meeldimise. See fail ja sellega kaasas olnud video on põhjustanud Hiina majandusele miljardeid dollareid kahju. Ja kõige hullem on see, et Hiina töötajad on selle üle õnnelikud. Hiina kommunistlik partei pole seda tööriista siiani keelanud. Ja nad pole isegi nimetanud inimest, kes selle postitas. Seda sellepärast, et Xi Jinping teab, et ta sõna otseses mõttes ei saa seda teha. Sest millegi sellise keelamine tähendaks tunnistada midagi, mida nad meeleheitlikult ei taha, et maailm teaks. See on lugu sellest, kuidas 20-aastaste hiinlaste põlvkond võidab sõda Xi Jinpingi vastu. Ja nad võidavad nii veenvalt, et isegi Xi Jinping pidi ise välja tulema ja paluma neil lõpetada. Kuula seda. Loodan, et kõik mäletavad partei õpetusi. Rahvavabariigi ülesehitamine. Ärge raisake aega. Ärge raisake aega. Ärge raisake aega, inimesed. Jookske noorte rajal, et saavutada oma põlvkonnale tulevik. Et mõista, miks see juhtub, peame minema tagasi aastasse 2021. Selle aasta aprillis postitas Hiinas mees, kes nimetas end heasüdamlikuks ränduriks 200-sõnalise essee Hiina foorumisse. Selle postituse pealkiri oli "Pikali heitmine on õiglus". Tema argument selles postituses oli üsna lihtne. Ta oli elust väsinud, nii et ta ei kavatsenud osta maja, ei kavatsenud abielluda ega kavatsenud saada lapsi. Lühidalt öeldes ei tahtnud ta enda jaoks parema tuleviku nimel pingutada. Ta kavatses lihtsalt käega lüüa ja Hiina kommunistlik partei ei saanud selle vastu midagi teha. Nüüd, inimeste kurtmine sotsiaalmeedias pole midagi uut. Olen kindel, et te olete seda juba miljoneid kordi näinud. See postitus oleks pidanud vaikselt unustusse vajuma, nagu miljonid teised postitused, mis sotsiaalmeedias elu üle kurdavad. Selle asemel jagati seda postitust miljoneid kordi edasi. Seda sellepärast, et see kirjeldas täpselt, kuidas iga noor hiinlane end tundis. Vaata, eelnevad 30 aastat oli Hiinas kokkulepe väga lihtne. Sa töötad 9-9-6 ehk 9 hommikul 9 õhtul, 6 päeva nädalas. Sa talud raskusi, nagu Xi Jinpingile meeldib öelda, ja vastutasuks oled sa rikkam kui su vanemad. Paljudele Hiina kodanikele oli see suurepärane kokkulepe ja see toimis 30 aastat. Kahjuks see enam ei toimi. 2023 aastal ulatus noorte tööpuuduse määr Hiinas üle 21%. See number oli nii kõrge, et Hiina kommunistlik partei teatas, et nad ei avalda seda numbrit enam. Aasta hiljem tulid nad tagasi uue valemiga. Valem, mis mugavalt ei arvestanud enam kooli lõpetanud õpilasi. Ja tead mis? See valem töötas. Hiina tööpuuduse näitaja langes maagiliselt. See meenutab mulle üht nalja, mida mu vanemad mulle kunagi rääkisid. Üks linn jäi igal aastal üleujutuse alla. Nii paigaldas linnapea jõe äärde ühe neist mõõtepostidest. Teate küll, punase joonega üleval, mis ütleb, et üleujutuse oht. Järgmisel korral, kui torm tuli, tõusis vesi täpselt selle punase jooneni ja elanikud hakkasid paanitsema. Nad marssisid raekotta ja nõudsid, et linnapea midagi ette võtaks. Ja ta tegigi. Ta läheb jõe äärde ja tõstab punase joone kõrgemale öeldes. Vaadake, enam pole üleujutust. Põhimõtteliselt tegi Hiina kommunistlik partei HKP sama asja. Selle asemel, et probleemi lahendada, määratlesid nad lihtsalt numbri ümber, mis näitab, et probleem on olemas. Nüüd ei ole Hiina noorte tööpuuduse näitajad enam nii suured erandid. Vaadake seda diagrammi, mis võrdleb noorte tööpuudust paljudes erinevates riikides. Siin näete 21% Hiina noorte tööpuudust, mille Hiina kommunistlik partei ise välja kuulutas, enne kui nad selle numbri avaldamise lõpetasid. Ja siis, kui nad tulid tagasi uue valemiga, langes Hiina noorte tööpuudus umbes 16% peale. Ja tead mis veel? Sellised riigid nagu Ühendkuningriik, Itaalia, Tšiili, Soome, kõigil neil on noorte tööpuudus peaaegu sama suur. Nii et võib-olla mõtled, et see polegi nii suur asi. Siin muutubki Hiina suurus tegelikult mitmel moel tohutuks probleemiks. Esiteks on seal juba miljoneid inimesi, kes on tööta. Aga lisaks sellele on seal veel 12 miljonit lõpetajat, kes astuvad vastu viimase 30 aasta hallimale tööturule. Ja arva ära, mis veel. Järgmisel aastal on oodata veelgi suuremat lõpetajate hulka, kes sisenevad samale tööturule. Loomulikult leiab enamik neist lõpetajatest loodetavasti töö, kuid umbes 1/5 neist jääb tõenäoliselt töötuks ja see on halb.
Lisaks sellele läheb olukord veelgi hullemaks, kui vaadata, milliseid töid mõned neist inimestest tegelikult teevad. Rohkem kui 20% Hiina kulleritest ehk inimestest, kes toimetavad Hiinas toitu kohale, omavad kõrgharidust. Ja vähemalt 70 000 juhil on magistrikraad. Nüüd, ma möönan seda, 70 000 ei ole Hiina-suguses riigis suur number. Aga ikkagi, need lõpetajad, eriti need, kellel on magistrikraad, ei kujutanud tõenäoliselt ette, et nad hakkavad teistele inimestele toitu kohale viima. Nüüd, nagu ka mujal maailmas, räägiti Hiinas tervele põlvkonnale, et kui nad õpivad Gaokooks kõvasti, tiib see stabiilse linnakarjäärini. See sotsiaalne leping on lagunemas. Siin tahan ma teile meelde tuletada YouTube'i kuldreeglit, eriti kui teete Hiinaga seotud videoid. Sa lihtsalt pead rääkima ühe lapse poliitikast. Sa lihtsalt pead. Näite, iga töötu või alahõivatud ülikooli lõpetanu on 2 vanema ja võib-olla isegi kuni 4 vanavanema ainus laps. Nad on investeerinud kõik oma laste haridusse ja nende perede jaoks ei paista olukord helge. Nende lastel on üha raskem tööd leida ja samal ajal hävitab Xi Jinping mõningaid riigi suurimaid tööstusharusid. Siin lähevad asjad veidi keerulisemaks, sest alles hiljuti hävitas Xi Jinping Hiina eratugiõppetööstuse. See tööstus oli väärt umbes $120 miljardit aastas. See oli selgelt suur äri Hiinas. Nüüd uskus Xi Jinping, et haridus, eriti madalama taseme haridus, peaks olema tasuta. Vanemad ei peaks pidama välja käima suurt summat raha ainult selleks, et nende lapsed saaksid käia põhikoolis ja algkoolis. Polegi halb mõte, aga kahjuks tähendab nii suure tööstusharu hävitamine seda, et paljud inimesed jäävad tööta. Ja lisaks sellele ei looda uusi töökohti. Tegelikult oli see krahh nii hull, et Xi Jinping on nüüd isegi oma sõnadest taganenud ja lõdvendab eratugiõppe sektorile kehtestatud piiranguid. Nii et ta tekitas kogu selle segaduse ilma põhjuseta. Ja need, kes kõige rohkem kannatasid, olid muidugi eratugiõppe valdkonnas töötavad inimesed ning noored, kes sõltuvad töökohtadest, mida see tööstus neile pärast lõpetamist pakub. Nii et loodetavasti hakkab nüüd natuke selgemaks saama, miks Hiina tudengid hakkavad lamama. Siis 2022 aastal läksid asjad veel hullemaks. Lamamine arenes millekski tumedamaks. Selleks oli Bai Lan ehk inglise keeles let it rot. Kui lamamine tähendas, et hei, ma ei mängi teie mängu, siis Bai Lan tähendab sisuliselt, et ma ei mängi teie mängu ja ma isegi loodan, et ka teie kaotate. 2022 aasta oli suure Hiina sulgemise aasta, Covidi sulgemise aasta, mil Xi Jinping soovis saavutada oma võimatu eesmärgi, 0 Covidi. Sellepärast pani ta 25 miljonit inimest Shanghais 2 kuuks oma korteritesse lukku. Hoonete kohal lendasid droonid, mis käskisid elanikel oma hingevabaduse eiha kontrollida. Inimesed nälgisid kõrghoonetes, samal ajal kui Hiina kommunistliku partei ametnikud andsid pressikonverentse ja rääkisid, kuidas toiduvarud on külluslikud. Ja siis midagi murdus. 2022 aasta novembris hukkus Jürümgos ühes hoones puhkenud tulekahjus 10 inimest, kes olid sõna otseses mõttes oma korterisse lukustatud. See tähendab, et nad ei saanud lahkuda isegi siis, kui nad oleksid tahtnud. Uksed olid väljaspool taheldatud, nii et seesolijad ei saanud piirangut murda. Ja see tekitas tohutu vastulöögi, mida Xi Jinping ei osanud oodata. Tuhanded, võib-olla isegi 10 000 Hiina kodanikud tulid tänavatele Shanghais, Pekingis, Chengdus, Wuhanis, igal pool, kus sa oskad ette kujutada. Need inimesed olid sulgemisest nii tüdinud, et nad hüüdsid avalikult. Maha Xi Jinping, maha Hiina kommunistlik partei. Midagi sellist pole Hiinas juhtunud alates 1989 aastast Loomaväljaku veresaunast. Hiina kommunistlik partei oli täielikus paanikas. Mõnes linnas ei lubatud inimestel teha ühtegi plakatit, mida nad oleksid saanud protestile kaasa võtta. Nii hakkasid inimesed lihtsalt tühja valget paberilehte üles tõstma. Ja siis arreteeriti inimesi selle eest, et nad hoidsid käes tühja paberilehte, sest valitsus uskus, et see on nende viis poliitika vastu protestida. Aga tead, mis juhtus? Vaatamata kogu sellele mahasurumisele, see tegelikult töötas. Mõne nädala jooksul tegi Xi Jinping midagi, mida ta polnud kunagi varem teinud. Ta loobus täielikult oma 0 Covid poliitikast. Ühel pressikonverentsil muutus kogu Hiina üleöö. Protestijad olid õppinud midagi, mida Hiina kommunistlik partei ei tahtnud, et nad õpiksid. Režiim võis taganeda, kui vastureaktsioon oli piisavalt tugev.
See tähendas lying flat ja Bailan jätkusid ning olukord läks veelgi hullemaks. 2023. aastaks oli Bailan omandanud uue kuju. Täiskasvanud, kellel olid magistrikraadid suurtest ülikoolidest nagu Tsinghua või Pekingi ülikool, sisuliselt Hiina Harvard ja MIT, kolisid tagasi oma vanemate juurde. Nad nimetasid end täiskohaga lasteks. Nad suhtusid sellesse nagu töösse, aga minu jaoks kõlab see nagu pensionile jäämine. Kõik, mida nad tegid, oli õhtustamine koos vanematega, nende arstile sõidutamine, vanavanemate eest hoolitsemine ja kõik muu, mida nad pidid tegema vanemate toetamiseks. Aga vastutasuks ootavad nad palka, umbes 4000 kuni 8000 juaani kuus. See on umbes $500 kuni $1100 kuus. Oluline on siin täpsustada, et need on 27-aastased eliitkraadidega noored Hiinas, kes on läbi mõelnud, kuidas nad tahavad oma elu elada. Nad vaatasid Hiina tööturgu ja oma vanemate pensionisääste ning otsustasid, et neil on parem elada täiskohaga lastena. See ei ole mingi üksikjuhtum. 2023. aastaks nimetas hinnanguliselt 16 miljonit noort hiinlast end täiskohaga lasteks. See oli suur sotsiaalne nähtus. Ja siis 2025 aastaks läks asi hullemaks. Bailan võttis oma lõpliku kuju. Rotti-inimesed. #rotti-inimesed. Hiina sotsiaalmeedias ületas see üle 10 miljoni vaatamise. Seodud teemaviited nagu uhke rotinimene või voodis kogu aeg hakkasid Hiina sotsiaalmeedias regulaarselt trendima enne, kui Hiina kommunistliku partei tsensorid need kustutasid. Siis postitati need teemaviited lihtsalt kohe uuesti sama nime uue variatsiooniga. Lubage mul kirjeldada teile ühe rotinimese päeva. Need on enamasti Z-generatsiooni teismelised, kellel pole tööd. Nii et nende igapäevane rutiin seisneb selles, et pärast ärkamist ollakse 3 tundi voodis, siis natuke pestakse end, seejärel magatakse veel 5 tundi, ei sööda midagi enne, kui vanemad nad õhtul üles äratavad ja siis see tsükkel kordubki. Nad söövad õhtusööki, lähevad tagasi magama, ärkavad järgmisel hommikul, jäävad veel kauemaks voodisse ja ongi voodis, kuni tuleb jälle õhtusöögiks üles ärgata. Põhimõtteliselt nagu rotid. Väldivad valgust, rütmi ja ühiskondlikke ootusi. Kõik see avaldab majandusele tõelist mõju. Ja ma ei räägi ainult rotirahvast, vaid kogu sellest nähtusest. Las mädaneb, osta maad ja siis rotirahvas. See kahjustab majandust, mis omakorda muudab olukorra halvemaks uutele tudengitele, kes tahavad tööturule siseneda, mis tähendab, et osa neist tudengitest liitub selle inimrühmaga, kes on sisuliselt alla andnud ja enam ei proovi. Tegelikult ütles 2024 aasta lõpus üks Hiina majandusteadlane nimega Gao Shenwen selle välja, millest tavaliselt vaikselt räägitakse. Kõne ajal investorite konverentsil Changjiangis ütles ta välja 3 suurt pommuudist. Esimene neist oli see, et Hiina SKP kasvu on igal aastal umbes 3% võrra ülehinnatud. Sellel on suured tagajärjed. Ta ütles sisuliselt, et Hiina majandusime viimase 3 aasta jooksul oli suures osas statistiline väljamõeldis. See oli vale ja umbes 40-50 miljonit inimest, kellel peaks töö olema, ei ole seda. Hiina kommunistlik partei valetab riigi tööhõive kohta. Teine pommuudis, mille ta avaldas, puudutas põlvkondade vahelist lõhet. Ta ütles, et pärast pandeemiat koosneb Hiina elujõulistest eakatest ja elutustest noortest, kes meeleheitlikult püüavad paremasse olukorda jõuda. See oli tema kõne kõige olulisem osa, sest see tsitaat, millest ta rääkis, kõnetas Hiina nooremat elanikkonda ja levis kiiresti üle kogu Hiina sotsiaalmeedia. Kõige rohkem kõlapinda leidis tema lööklause, kus ta ütles, et noored hiinlased kustutavad tuled ja söövad nuudleid. See on Hiina investeerimissläng, mida kasutatakse selle kohta, kui keegi on pärast aktsiaturul suure summa kaotamist kehvas seisus. Ta ütles, et terve põivkond on põhimõtteliselt nagu keegi, kellel oli lihtsalt aktsiaturul halb õnn. See oli Hiinas oluline hetk, sest see mees polnud mingi dissident. Ta polnud keegi, kes vihkaks Hiina kommunistlikku parteid. Ta polnud keegi, kes elaks välismaal ja lihtsalt kritiseeriks Hiinat. Ta oli ühe Hiina suurima riigile kuuluva maaklerfirma peaökonomist. Nii et kui keegi tema tasemel ligipääsuga ja tema lojaalsusega valitsusele midagi ütleb, siis sa tead, et ta ei tee seda lihtsalt selleks, et valitsust või parteid kritiseerida. Ta räägib tõtt. Kahjuks aga Hiina kommunistlik partei ei näinud seda nii, sest 48 tunni jooksul pärast selle kõne levimist kustutati ta Hiina internetist sisuliselt täielikult. Tema kõne, kogu kõne kustutati. Tema isiklik WeChati konto ja teised sotsiaalmeediakontod kustutati. Ja Hiina kommunistlik partei saatis sisuliselt sõnumi kõigile teistele majandusteadlastele, öeldes, et see on üks teema, millest ei tohi rääkida.
Ta lihtsalt ütles välja selle, mida ta uskus olevat tõde. Kuid kahjuks oli see Hiina kommunistliku partei jaoks natuke liiga palju. See kõik viib meid tagasi 4. aprillini 2026 GitHubi üleslaadimiseni, millest me video alguses rääkisime. Selle tööriista pani välja see tüdruk Coqui Zhu. Ta on 26-aastane. Ta on tehisintellekti tootejuht, kes elab Pekingis. Ja selleks, et mõista, mida ta avaldas, pead sa aru saama, mis on Hiina tehnoloogiatöötajatega viimastel kuudel juhtunud. Vaata, Hiina tehnoloogiaettevõtted olid hakanud tegema midagi tõeliselt düstoopilist, isegi Hiina kommunistliku partei standardite järgi. Nad sundisid oma insenere, oma töötajaid logima iga oma tööprotsessi aspekti, kuidas nad mõtlevad, kuidas nad otsustavad, mida iganes nad teevad. Nad tahtsid, et mingi tehisintellekti tööriist logiks kõik üles, et ettevõte saaks selle info destilleerida tehisintellekti agendiks. Siis saaksid nad kõik oma töötajad vallandada või vähemalt vähendada töötajate arvu ettevõttes. Ehk siis vähem töökohti Hiina töötajatele. Töötajate jaoks oli see hirmutav olukord. Kujuta ette, et oled oma tööl ja su ülemus tahab, et sa töötaksid. Muidugi tahad sa head tööd teha, aga kuskil kuklas tead, et mingi tehisintellekt jälgib kõike, mida sa teed. Et ühel päeval võib see sind asendada. Just sellepärast see GitHubi tööriist nii populaarseks saigi. See oli tööriist, mis oli mõeldud võitlema tehisintellekti vastu, mis tahtis töötajad välja vahetada. Las ma selgitan, kuidas see tööriist töötab. Sellel on 3 režiimi: kerge, keskmine ja tugev sabotaaž. Sõltuvalt sellest, kui hoolikalt su ülemus sind jälgib, saab iga su liigutust jälgiv tehisintellekt infot juurde. Materiaal ja andmed, mis on nii tahtlikult rikutud, nii põhimõtteliselt valed, et nende andmete põhjal loodud tehisintellekti agent on kasutu. Ja kui sa mängid oma kaarte õigesti, ei suuda su ülemus aru saada, mida sa valesti tegid, sest need logid, mida see agent või tööriist loob, näevad väga ehtsad välja. Tegelikult ütles Coqui Zhu MIT Technology Review'le ja ma tsiteerin. Alguses tahtsin kirjutada arvamusartikli, kuid otsustasin, et kasulikum oleks teha midagi, mis sellele probleemile vastu astub. Ja just seda energiat tunneb terve Hiina põlvkond. Kas sa mäletad, mida ma sulle alguses ütlesin? Hiina kommunistlik partei pole seda tööriista veel keelanud. Sest millegi sellise keelamine tähendaks avalikult tunnistada, et Hiina tehnoloogia töötajatelt nõutakse omaenda asendajate väljaõpetamist. Ja see on midagi, mida Peking kindlasti ei taha teha. See tehisintellekti tööriist on vaid üks sammas sellest vastupanust, mida Hiina töötajad läbi viivad. Teine sammas on midagi, mida nimetatakse run filosoofiaks. Sõna run on siin hiina keeles sõnamäng. Mandariini keeles kõlab sõna run peaaegu samamoodi nagu kasumlik. Nii et kui noored hiinlased ütlevad, et nad jooksevad, siis nad ütlevad, riigist lahkumine on kasumlik. See ongi kogu sõnamäng. See, kuidas run filosoofia tegelikkuses välja näeb, on tohutu ühisloome käsiraamat selle kohta, kuidas Hiinast lahkuda enne, kui olukord halveneb. Mine ükskõik millisele Hiina sotsiaalmeedia platvormile ja leiad sealt lõime, kus noored hiinlased loovad uskumatult üksikasjalikke juhendeid selle kohta, kuidas riigist lahkuda. Nad räägivad Kanada Express Entry'st või võib-olla Jaapani kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide viisaprogrammist. Isegi Singapuri TechTaskist. Nad räägivad põhimõtteliselt sellest, millisesse riiki nad saavad minna ja kui lihtne on sinna sisse saada. Milliseid dokumente sul vaja läheb, mida pead ütlema immigratsiooniametnikule lennujaamas, mida pead ütlema viisaintervjuul. Nad jagavad ka nõuandeid selle kohta, kuidas tegelikult raha riigist välja viia. Näite, Hiinas on pärast uute safe-reeglite jõustumist muutunud raha riigist väljaviimine oluliselt raskemaks. Need reeglid nõuavad, et Hiina pangad märgistaksid kõik üle 5000 juaani suurused piiriülesed ülekanded. See on umbes 1000. Ja pankadel on samuti kohustus hoida tehingute andmeid alles 10 aastat. Kõigi nende reeglitega sulgeb Hiina kommunistlik partei rahaliselt oma piirid. Mitte selleks, et inimesi eemal hoida, vaid selleks, et inimesi sees hoida. Ja just sellepärast jooksevad noored hiinlased kiiremini kui kunagi varem. Kanada, Jaapan ja Singapur on endiselt Hiina talentide peamised sihtkohad. Aga viimasel ajal on ka Mehhiko ja Ungari hakanud lõimedes esile kerkima. Ja kas te tahate kuulda, milline on Pekingi vastus kõigele sellele? See on üsna sarnane sellele, mida Kuuba tegi Fidel Castro ajal. Peking on nimetanud run filosoofiat isamaavastaseks, mis on täpselt sama sõna, mida iga ajalooliselt lagunev režiim on kasutanud oma sisserändajate kirjeldamiseks.